A-kursus ise keskendub juba rohkem profijalgpallile, vanematele mängijatele, ehk siis võib-olla need teemad haakuvad rohkem ka mulle kui täiskasvanute treenerile. Ja ma arvan, et siiamaani on päevad olnud väga mitmekülgsed, et me oleme erinevatest teemadest võtnud siis erinevaid spetsialiste, eksperte, kes on käinud rääkimas. Ja ma arvan, et kui A-kursusel osaleja tahab midagi juurde õppida, siis ta siit seda kindlasti saab ka teha. Et võib-olla ma tooks esile Joel Indermit päevad, kus sai rääkida ka nagu rohkem tippjalgpallist, kus oli näiteid tippjalgpallist, olid printsiibid tippjalgpallist ja võib-olla see tundus ka vähemalt olevat osalejatele võib-olla kõige põnevam. Et meil sel nädalal oli 3 koolituspäeva ja käisid Hendrik Nelk, Silver Grauberg, Ilo Rifk ja veel õhtul on Ott Merits. Et kõik, kes võib-olla Eesti fitnessmaailmas või jalgpallifitnessis on kõige säravamad nimed põhimõtteliselt. Ja ma arvan, et see, mida nad siin omavahel kokku leppisid ja lõpuks ka meile esitasid, annab päris hea ülevaate 3 päevaga, mida treenerid võiks kasutama hakata või vähemalt õppida. Siis võib-olla erinevates klubides tehakse erinevat moodi tööd, et on klubisid, kes on sellest juba ammu aru saanud ja ka nii-öelda siis selles fitnessis, kui nii-öelda laiapõhjaliselt öelda, teevad juba head tööd. Ilo Rifk ise ütles ka hommikul, et A-koondise need näitajad, füüsilised näitajad, kui me võtame vastaste vastu, on tegelikult isegi paremad olnud. Nii et see ju annab tegelikult vastupidise vastuse. Aga üldises plaanis idee siin on lihtsalt ka jalgpallitreeneritele rohkem teadmisi edasi viia. Et kui ei ole võimekust klubil üht või mitut fitness-spetsialisti hankida, siis vähemalt treeneritel on ka mingisugused teadmised, et seda ise teha, mis on kõige alus lõpuks. Nagu selles suhtes minul oli kokku 6 tundi, eile õhtupoolik ja tänane hommik. Mina üritasin viia nagu nendele jalgpallitreeneritele kohale selle, et esiteks, et jalgpallitreening on füüsiline treening ja kuidas siis modifitseerida seda jalgpallitrenni sellisena, et me saame sinna ka füüsilise komponendi lisada. Et see areng oleks nii jalgpalliline kui ka füüsiline. Ja täna siis natukene näitasin neile jõuharjutusi ja siis rääkisin nagu rohkem nagu jõutreeningutest, sellest, mismoodi siis ja millal nagu nädalas nagu jõudu juurde teha. Ja kokkuvõttes siis üritasin panna need 2 asja kokku ja näidata neile, kuidas siis seda nädalaplaani koostada just füüsilise arengu seisukohast. Kui mina alustasin, siis ma olin ainus ja täna on igal klubil, peaaegu igal klubil oma fitness-treener nagu olemas, et selles suhtes nagu teavet ja oskust ja ka tööjõudu on nagu juurde tulnud, et nagu peaks nagu minema paremini. Ja kui sa tõstad veel nende jalgpallitreenerite teadlikkust selles nagu valdkonnas, siis ma arvan, et hakkab veel paremini minema. Ütleme niimoodi, et sporditeaduse või ütleme põhiasjad ei ole nagu viimase 50 aasta jooksul nagu muutunud, aga trendid tulevad ja lähevad, et kes millal mida teeb, milliseid mingisuguseid harjutusi ja nii edasi, need on nagu muutuvad. Aga see baas ja põhi, millest nagu alustada üldse, see on sellest ajast saadik, kui sporditeadus tekkis, enam-vähem on ta nagu suhteliselt sama. Inimese keha ei muutu nii kiiresti, liigutused jäävad nagu samaks. Nüüd on küsimus sellest, kuidas neid liigutusi koormata, siis need lähenemised on muutlikud ja siis sa ei tea kunagi ennem, kui on saadud kätte siis nagu piisavalt suur valim selleks, et nagu teha järeldused, kas see nagu konkreetne asi, mis täna on popp, tegelikult ka töötab või mitte. Aga baasasjad töötavad igal juhul. Kui sa teed lihtsaid asju ja sa teed neid hästi, siis sa saavutad igal juhul tulemuse. Kui sa võtad mingisuguse trendi, mis nagu viib asjad keeruliseks, siis tõenäoliselt see tulemuse saavutamine muutub ka keerulisemaks.